Enne kui asuda elektrivoolu töö ja võimsusega seotud ülesannete lahendamise kallale, vaatame korraks otsa valemitele. Lünktekstis on meil selle teema juures esitatud kaks valemit. Töö on voolutugevuse, pinge ja ajakorrutis ja võimsus on pinge ja voolutugevuse korrutis. Peale vaadates tunduvad nad just nagu päris uued valemid. Aga kas nad ka seda tegelikult on? Nende valemite päritolu kirjeldamiseks tasub aga meelde tuletada hoopis kaks meil varem kasutuses olnud valemit ja need on siis voolutugevuse ja pinge definitsioonvalemid. Ja pinge definitsioonvalemitest vaatab meile vastu töö, mille me saame, kui korrutame omavahel pinge ja laengu. Aga voolutugevuse definitsioonvalemist näeme, et laeng on voolutugevuse ja aja korrutis. Ja kui ma nüüd asendan siin selles pinge definitsioonvalemist saadud töö avaldise, siis saangi, et A on U korda I korda T, sest Q on I korda T. Jah, need tähed on siin ju natukene teises järjekorras kui selles lünktekstis olnud valemis, aga me teame ju väga hästi, et korrutis ei olene tegurite järjekorrast. Tegelikult oli meie lünktekstis üks valem veel. Ja see valem oli võimsuse definitsioonvalem. Võimsus näitab meile siis töö tegemise kiirust. Ja kui me nüüd asendame selle äsja tuletatud valemi siia võimsuse definitsioonvalemisse, ehk töö on IUT jagatud T-ga, siis olemegi saanud selle teise valemi, mis kirjeldab siis elektrivoolu töötamisel või tegelikult siis elektrivoolu muundamisel, elektrienergia muundamisel teisteks energialiikideks arendatavat võimsust. Aga, eks ole, I ja U ehk pinge ja voolu tugevus ei ole teineteisest sõltumatud suurused, vaid pinge ja voolu tugevus on omavahel seotud läbi Ohmi seaduse, kus siis võrdeteguriks on takistus või täpsemalt isegi takistuse pöördväärtus.
Ja kui me nüüd ükskõik siis kummas nendest punastest valemitest asendame I Ohmi seadusega, no võtame töövalemi ja asendame selles I Ohmi seadusega, ehk siis U korda U jagatud R-iga korda T, siis eks ole, U ja U korrutades annab meile U ruudu jagatud R korda T-ga. Ja ka sellest avaldisest saame me siis arvutada elektrivoolu poolt tehtud tööd. Kui me aga Ohmi seadusest avaldame U on teatavasti I korda R ja me selles samas töövalemis kirjutame U asemele I korda R. Ehk siis ei kirjuta mitte U, vaid kirjutan I korda R. Ja seal valemis on veel I ja T. Saame me veel hoopis kolmanda valemi elektrivoolu töö arvutamiseks. Ehk siis I ruut R korda T. Noh ja loomulikult võime me ju kasutada töö arvutamiseks veel ka avaldist võimsus korda aeg. Nii et tegelikult on meil teiega elektrivoolu töö arvutamiseks kasutada kogunisti 4 valemit. Kõigepealt see kõige üldisem, kus me korrutame siis võimsuse ja aja, siis eks ole see, mis avaldus meil pinge ja voolu tugevuse definitsiooni kaudu. Ja need 2, kus me siis kasutame I või U kirja panemiseks Ohmi seadust. Ja ka võimsuse arvutamiseks on meil 4 avaldist. Kõigepealt siis see definitsioon, siis kui me jagame I-U T-ga, jääb järgi I korda U. Kui me jagame I ruut R korda T-ga, jääb järgi I korda R. Ja kui me lõpuks selle 4. valemi jagame T-ga, siis jääb U ruut jagatud R-iga. Ja tegelikult kõik meie järgmised ülesanded taanduvadki sellele, et me peame otsima siis üles selle õige valemi ja seda ülesande lahendamisel kasutada. Ja loomulikult, kuna Ohmi seadus on kõikide elektriõpetuse valemite vundamendiks, siis võime alati kasutada ka Ohmi seadust, kui meil 3 suurusest pinge, voolutugevus ja takistus 2 teada on. Sest miks kasutada siis keerulisemaid avaldisi, kui saab seda teha lihtsamalt?